Kallid televaatajad, käes on Elahästi 3. hooaja viimane saade. Täna kokkan oma 10-aastase poja Joonasega kõigi poolt armastatud ja väga populaarset toitu. Nüüd aga tutvustan teile rännakuteraapiat lastele ehk kuidas olla oma lapsele heaks teekaaslaseks. Minuga on Elahästi saates nüüd rännakuterapeut Kerli Sepp ja me räägime laste rännakutest. Kerli, kuigi sa teed rännakuid täiskasvanutele, siis oled valinud selle, et sa teed ka lastele. Alustuseks räägime ära, mis on rännakuteraapia üldse. Mida me tegelikult teeme, on see, et me jääme kohale ja meil ei ole sugugi taotlust minna ka rändama kuhugi eelnevatesse eludesse, vaid lihtsalt vabastada ennast emotsioonidest, mis on meid, mida me oleme alla surunud. Alla surutud emotsioonide all on meis alati olemas see rahu ja õnne koht. Sellest ka palju räägitakse, aga tegelikult tõesti see ei ole sugugi nii raske seda leida, kui sa jääd kohale ja sa märkad, et mida sa tunned, mis on näiteks minevikust, mis mind häirib pidevalt, mis mul tuleb pidevalt meelde. Ja kui me need asjad enda sees ära lahendame, meil on selleks väga palju lihtsaid, tõhusaid nippe, siis me jõuamegi sellesse rahusse. Kes iganes lastega on kokku puutunud, siis see teab, et lapsed ei istu silmad kinni 3 tundi sul siin diivani peal. Või siis nad jäävad magama. Et mismoodi sa seda lastele siis teed? Laste rännak on hästi selline vahva, seikluslik, mänguline. Lihtsalt me paneme korraks silmad kinni, mina ka. Et sa hakkad lugu mõtlema nendega siis välja? Tegelikult, et meil on nagu küll selline viis, kuidas me läheme lastega niiviisi enda sisse, aga see käib hästi kergelt ja lapsed on niivõrd kontaktis veel iseendaga, et nendeni on nii lihtne jõuda. Näiteks, et tal meenub mingi valus mälestus, teda on võib-olla kiusatud, keegi on talle liiga teinud, tal on silmad kinni ja ta kujutab enda ees seda teist inimest ette. Lapsel on nii lihtne talle andeks anda, kui ta näeb seda teist inimest enda ees ja ta tajub seda, et tegelikult teine inimene ei tahtnud ju talle haiget teha. Milliste muredega siis lapsed satuvad sulle? Kusjuures siinsamas selle diivani peal Kerli teebki lastele rännakuid ka. Jaa, kooliärevused, sellised täiesti paanikahäire moodi seisundid, kus laps ei suuda enam kooli minna ja siis need, kes on nüüd leidnud tee siia, nende lastega me oleme saanud ühe seansiga, mingi poole tunniga oleme saanud selle asja korda. See on mingi küsimustega siis või? Ei ole. Tegelikult me teeme sellise sisemise rännaku, et lähed enda sisse. Nii, mis tunne sul on, mis sul pähe tuleb või midagi sükest või? Kujutame ette, et me läheme trepist alla. Me lastega meil on nagu selline mäng, et laps näeb seal ühte sõidukit. Ta istub sinna sõidukisse. Talle tuleb ka teejuhiks kaasa seal keegi toetav inimene ja siis ta hakkab sõitma selle sõidukiga justkui enda keha sees. Siis ta jõuab mingisse kohta enda kehas. Sageli osad jõuavad südamesse, kes jõuab aiu, kuhu iganes. Ja tihtipeale see, kuhu ta jõuab, alguses see näeb välja selline, kas seal on kuidagi punetav või kuidagi selline ebamugav või lastel on tihtipeale ka on kohe valgus ja kõik on hästi. Aga alati, kui me oleme rännaku lõpetanud ja me uuesti seda kohta üle vaatame, siis on seal alati palju-palju parem. Et seal on valge, avar, punetavad kohad on kadunud, on selline hea olla. Rännaku ajal tavaliselt kerkib pinnale siis see, mis on see kõige nagu selle põhjustanud või kus on see kõige varasem sündmus, kust on alanud see mingisugune teema, mingisugune ärevuse probleem on ja. Näiteks nende ärevushäiretega lastel on väga sageli on see teema, et nad on olnud hästi kohusetundlikud, korralikud lapsed. Nad on olnud koolis ülitublid, neil on kõik hästi olnud ja siis järsku vanemad ongi ei saa aru, et mis nüüd siis juhtus. Aga nad on nii väga püüdnud korralikud olla, et nad on tegelikult surunud kõik oma valusad emotsioonid enda sisse. Ja mõni ime siis, et sealt tekib lõpuks ärevus. Tegelikult, mis on nii täiskasvanu rännaku kui laste rännaku peamine tegelikult idee on see, et kui ma jään kohale oma tundesse,
siis ta saab vabaneda. Ehk ma pean aru saama, mis tunne minus on ja kus ma tunnen seda tunnet oma kehas. Kui ma tunnen viha, kus kohas see on mu kehas, kus ta annab märku, kus see tunne kõige tugevam on. Ma võin tunda kusagil pigistust, kusagil valu, ebamugavustunnet ja me läheme sinna justkui sisse. Me lubame endal kogeda seda tunnet, me lõdvestame oma keha maksimaalselt ja me lubame justkui hakata kasvama sellel tundel. Väga kiiresti selliselt see energia lihtsalt vabaneb. Ja sellise avatud suhtlemisega me õpetame, kuidas nende emotsioonidega toime tulla ja kuidas ise ennast armastada tegelikult koos kõige sellega, mis minus on. Et kui minus ongi mingid nii-öelda halvaks tunnistatud emotsioonid, siis see ei tähenda, et mina kuidagi halb olen. Et see on esimene asi, mida ma tavaliselt lastele siin räägin, et kui sa tunned viha, kui sa oled käitunud halvasti, see ei tähenda, et sina oled halb. Sa lihtsalt ei osanud selle tundega teisiti praegu toime tulla. Kui oluline on iseendaga tegeleda ja siis samal ajal peegeldada seda ka oma lapsele, et võtta ta kaasa endale tee kaaslaseks, et ma ei pea olema täiuslik, aga see on okei, et ma jagan oma elu, et see päriselt elu jagamine oma lastega on hästi kihvt teema ja selle võrra me siis saame ju aidata neil ka aru saada oma elust rohkem. Ja. Kui ma olin juba praktikuks õppinud ja oma vist juba akrediteeringu saanud, siis tuli minu juurde üks ema, kuna ma elasin Helsingis sel ajal, et siis tema ilmselt palus, et ma teeksin ta lapsele rännakut ja arutasin emaga ja meie mõlema soov oli just, et lapse silmad hakkaksid uuesti särama, et tegelikult tal oli väga palju probleeme. Ta ei kontakteerunud üldse täiskasvanutega, tal olid õpiraskused, et tal hinded üle 7 üldse ei tõusnudki ja seal 10 pallisüsteemis, et see oli juba maksimum tema jaoks. Ja ta oli käinud aastaid erinevate spetsialistide juures, terapeudid, psühholoogid, logopeedid ja ei olnud abi saanud. Ja see laps tuli minu juurde, istusime taga vaibale, alguses ta küll hirmsasti närveeris, ta oli 8-aastane poiss ja kuna ta ju täiskasvanutega eriti nagu ei saanud kontakti ka, et siis ikka niiviisi hõõrus oma käsi seal. Ma isegi ei jõudnud nagu temaga, ma tegin rännaku, aga see oli nii lihtne, kuidas ma temani jõudsin. Ma lihtsalt näitasin talle seda enda südant ja tema nagu olemust, et milline teemant ta sees on ja milline võlur ta võib tegelikult ise olla, kui ta on selles enda rõõmu ja sellises rahulolu seisundis. Ja kui see laps silmad avas poole tunni pärast, ta oli täiesti ära vahetatud, et kallistas mind kõvasti, ütles, et ta tahab kindlasti mul uuesti külla tulla. Selleks ei olnud enam mingit vajadust, sellepärast, et juba samal õhtul ta läks külla, laulis oma väikse õega koos külaliste ees, rääkis kogu aeg oma rännakulugu, kui vahva tal oli, läks kooli, hinded alla 9 enam ei langenud. Ehk siis kõik muutus tema jaoks ja pärast seda ma mõtlesin, et kui ma sellist asja saan aidata lastel sellist muutust tuua, siis jumala eest tooge kõik lapsed siia, et sellest ma sain tõesti seda innustust ja pärast seda ma hakkasin väga palju lastele tegema rännakuid. Nii ilus emotsioonikas lugu. Sul on ka üks raamat, mille sa võtnud enda südameseks ja siis ära tõlkinud. Siin on ka täiesti väga vahva lauamäng, mis on samal ajal siis joogaharjutustest koosneb, et sa võtad selle täringumäng, eks, ja siis sa saad kaardi, millist harjutust sa peaksid siis tegema. Okay. Kerli tõlgitud joogaraamatu Lendav vaip me loosime välja kõikide vaatajate vahel, me loosime mitu tükki välja, siia alla tuleb nüüd Facebooki, Ela hästi Facebooki aadress, mine sinna lehele, seal on küsimus, sa vastad, see on hästi lihtne küsimus ja siis me jagame neid imelisi raamatuid ja ta on tõesti ainulaadne, sellepärast, et joogaraamatuid, mängulisi, kus sa saad värvida kõik asjad ja on Eestis väga vähe. Aga meie lähme nüüd kokkama, laste teemad tulevad edasi, püsi lainele. Täna on meil armas kodune saade, sellepärast, et Ela hästi saate külaliseks on mul täna minu poeg Joonas ja me hakkame koos ehitama võhlivatorti. Hei Joonas!
tere tulemast saatesse, kallis. Hakkame koos tegema niimoodi, et lõikame ääred ära. Me teeme siis täna taimse võileivatordi, sobib igale sündmusele. Kõik lapsed armastavad, kõik suured inimesed armastavad seda ka. Me võtsime linaseemneid, et pärast siis sealt kaunistada. Ja linaseemned teadagi on ju väga head rasvhapete allikad. Siis siin on ära kaunistatud väga kaunis üks hummuse nägu. Räägi sina, mida sa siin näed, mis siin laua peal on? Valged saiad, valne vorst, valne majonees, hummus, pesto, ridud, kork. Ja nüüd me saame mätsida. Mis sa arvad, kas me paneme siia peale esimesena hummust või paneme hoopiski majoneesi? Majoneesi. Majoneesi, aga võta sealt. Nii, ootame, kas sellega... kui ilus sellega jääb. Pane veel. Nii, aga Joonas, sa jutusta siis ka, et mis koolis sa käid? Kaia koolis. Jah, mis klassis? 3. Aga Joonas, sul on hobisid ka, päris palju hobisid. Ja viimatine on sul siis suur huvi rampide ja tõukerataste vastu. No see tegelikult on juba mitu aastat olnud. Mis me just vaatasime sinuga, et mida sa tahtsid nendele tõukeratastele juurde panna? Peegel. Nii, mis nendega teha saab? Need on niisugused torud, mis sa paned külge, kui sa tahad mingi ääre pealt end libistada. Kusjuures ma olen proovinud ka tõukerattaga nagu sõita ja ma ei julge selle rambi ääre pealt alla minna. Kuidas sa julged? Ma olen harjutanud juba kuskil 7-aastaselt saati. Sest et Joonas on praegu 10-aastane. Ma lõikan hästi peenikesed viilud. Sina pane järgmine kiht saia. Joonas, äsja käisid sa nüüd ju korvpallilaagris Soomes. Ei, ma ei käinud laagris, ma käisin turniiril. See oli päris äge. Me olime koos suuremate klubiga, käisime seal koos. Nemad jäid küll finaali, aga kaotasid ikka 7 punktiga, aga meie jäime 9. Ma olen alati mõelnud seda, et kuidas mängida või teha oma asju selliselt, et lihtsalt on nagu rõõmus ja tore olla, aga et kui võidad või kaotad, et siis sellest väga ei muserduks. Kas sa oled ka mõelnud sellist asjade peale? Ja pealmine on ikka lõbu. On ju? Ma arvan ka nukid. Paneme siia midagi veel peale või? Mis sa arvad? Ja. Mina paneks hummust. Mis sa paneks? Kas see sobiks sulle? Ja. On ju? Oota, ma mõtlen, et see natuke pealt. Näe, võta see, lõika seda. Võiks idusi panna. Võiks idusi panna, okei. Ja ma annan sulle mingisuguse hunnikusid. Idud on nii hea mineraaliallikad, et kui lapsed söövad igasuguseid asju, viinereid ja makarone ja friikartulid ka juhtub kõigil ja see on jumalast äge, et siis nendega mingeid asju välja mõelda. Aga siis sa paned nad sööma idusid ja mul on niimoodi, mul on alati idupakid on külmkapis ja siis kui lapsed tulevad koju ja siis ma tihtipeale pärast avastan, et nad on need idupakid kõik tühjaks saanud, aga see on nii hea, siis et idudest saadud mineraalid ja vitamiinid on palju paremad kui kuskil tabletist saadud. Nii et, ja pluss nad on nii ilusad ka, on hästi mahlased, hästi mõnusad. Tead, mul tuli siuke mõte praegu. Teeks järgmise kihi selle pesto kastmega. Siin on meil pesto kaste. Ma korraks raputan selle läbi, panen selle natuke siia peale selliselt. Ja siis teiselt poolt teeme ka pesto kastmega. Kui sa tahad teada, kuidas teha hästi head taimset pesto määret, siis Ela Hästis me oleme seda teinud nüüd sellel hooajal tegime Anu Saagiminiga ja see retsept on olemas Banaanisaarel, mine sinna kindlasti vaatama. Ja kuidas üldse teha taimset pestot, mis põhjal, sest meie teeme seda indiavähkritega. Okei, super, aitab. Siis paneme siia, kuidas maitseb. Pane näpu otsa peale. Väga maitseb. Väga maitsev on see. Võtmekoostis-osa on, kui sa teed pestot. Üks asi on, mis paneb pesto tööle ja selleks on küüslauk. See on süda, mis sa tegid praegu. Selle pesto retsepti sees lisaks basiilikule on ka tüümene petersel. Siin on oliiviõli, hoopiski kõrvitsaseemned, valgeveini äädikas, agavisiirup
küüslauk ja küüslauk. Proovi seda. Joonas on täiega pesto fänn alati. Sa tahtsid segada kokku. Segame. Teeme mõned kihid moodi kurgised ja ma lõikasin mega õhukesed viilud, siis need tuleb päris äge kõrge võileiva tort. Me teeme võib-olla ühe kihi veel ja siis, kuigi see on juba nii ilus, ma arvan, et viimase kihi võikski teha rohelisega. Üks hästi põnev teema on ka vaimumaailm ja energiat ja kui Joonas sündis, siis mina hakkasin tajuma maailma hoopis uuel moel. Juhtus siis see, et hakkasin nägema mingisuguseid, ütleme, teise maailma asju, mis oli hästi põnev kogeda. Ja kui Joonas oli pisikene ja ma ootasin teist last Ellit, siis Joonas 2-aastasena tuli, ütles mulle, et emme, et seal on mingi mees või seal on mingi naine. Ja siis ma mäletan, et ükskord ma olin kodus suure kõhuga, mul oli nii kopp ees. Ja siis ma ütlesin talle, et kuule, et aga mine ütle siis sellele tädile tere, kes meil siin kogu aeg käib. Ja ütlesin, et aga Joonasele, et aga mine siis pane talle näpp nina peale. Ja siis Joonas läheb, hakkab panema niimoodi näppu nina peale ja siis ütleb, et tädi läks läbi seina. Kas sa mäletad seda? Vahepeal mäletan küll, et mingid asju nägin ja aga rohkem tuleb praegu meelde. Ja siis ma küsisin Joonase käest, et aga mis värv, juuksed ja mis silmad, et ta andis mulle pisike laps 2-aastane, andis hästi konkreetse, täiesti detailse kirjelduse, milline see inimene välja näeb. Me mitte keegi ei teadnud, et kes ta võiks olla ja siis ma mõtlesin, et mingi, ma ei tea, mäletan, et mingi olid nagu tehakse vanamoodi videoid kuskil 90-ndates mingi halli, musta ja valgega ainult. On sul nüüd ka olnud selliseid nägemusi, nagu sul kunagi varem oli? Vahepeal, kui ma tulen koju, siis mul on tunne, et keegi on meie kodus, mingi vaim või midagi. See on huvitav, kuidas laste taju läheb hästi lahti, aga siis mingi aeg nendest kasvavad ühiskonna kodanikud ja see taju läheb natuke uuesti kinni. Et kuidas olla sul kõrval teejuhiks selliselt, et sa oma meeled lahti hoiad endiselt. Kristallidega tuleb sul väga hästi välja suhtlemine. Sa kuidagi tabad väga hästi ära, mis kristall kellelegi sobib. Teeme juurde seda rohelist kreemi ja teemegi pealt ka rohelisega. Ma arvan, et see 5 kihti, mis meil siin nüüd on 1, 2, 3, 4, 5, on täitsa piisav ja hea võileiva tordi suurus. Siuke suvine kevade lõpu kook tuleb nii. Roheline on ka minu jaoks nagu kevadine või mingi just kõigide aastaaegade keskmine värv. Ja roheline öeldakse, et on ka armastuse värv. Mulle meeldib punane. Sulle meeldib tõesti praegu punane värv? Ja must ja valge. Punane ja must ja valge. Kas selle punasel värvil on sinu jaoks mingi tähendus ka? Ma ei tea, mulle meeldib see sellepärast, see on ergas. Ma ei tea, osad inimesed arvavad, et punane mingi kuri värv või mingi näeb välja mingi. Ja nüüd me teeme kaunistuse. Alati peaks mängima toiduga. Me mõtlesime välja Joonasega ühe mängu kunagi väga ammu ja see mäng on puuvilja bowling. Puuvilja bowling, kus me panime siis ühed puuviljad panime seisma, apelsinid, seal olid mõned ananassid ja siis läksime ise teise otsa ja siis hakkasime apelsinidega veeretama. Kuni puuviljad läksid pikali. Võiks midagi uuesti mängida. Jah, võiks küll. Yes, jäi püsima. Alati peaks toiduga proovima šoperdada. Orba iska kogu aeg. Kui ma arvan, et iska mingi mega halvasti, mis ongi, siis tegelikult läheb hoopis siis mul. Mis tähendab seda, et alati peaks proovima? Minu õnn ei vea mind alt. Sinu õnn ei vea seda alt. Väga hästi öeldud. Lisada mingit värsket tilli või värsket rohelist on üks best ever asi üldse siia. Kui meil on siin igasugused kokad käinud ja no oma last võib ju ikka õpetada. Vaata, näitan sulle. Niimoodi. Proovi, kas sul tuleb välja? Ma ei tea, kas see...
liha tuleb. No vot. Üks paneme ühed siia poole, teised siia poole. Okei. Kaunistame ääred ära tilliga ja paneme peale murulauku. Mõnus. Näpule kasvas sammal. Meie võilivatort sai valmis, ta sai hästi roheline, suvine, kevadine, samblane. Loosime välja karbihamstrit. Kõikide vahel, kes lähevad Facebooki lehele Ela hästi TTV, seal on üks lihtne küsimus ja siis terve karbitäis hamstükke, kõiksugu värve võib saada sinu omaks. Kumb sul rohkem meeldib punane? Just, et Joonasele lihtsalt maitseb punane värv kui värv. Kusjuures, kui Joonas Helli olid pisikesed, siis nad käisid kogu aeg paljalt kodus ringi, pisikesed lapsed, 3, 4, 5 aastased. Ja ma kogu aeg ütlesin neile, et aga pange ometi riidesse sellepärast, et ma näen, et teil on ju käed-jalad külmad. Ja siis Joonas tuli mu juurde, ütles, et emme, ma ei taha riidesse panna, sest et siis ma ei saa hingata. See on nii armas, mismoodi lapsed mõnikord vastavad. Ja ükskord Elli tuli mu juurde ja ütles, et aga emme, mängime niimoodi, et sina oled roosa värv ja mina olen lilla värv. Ja siis ma jäin tõsiselt mõtlema, et mismoodi mängida, et ma olen nüüd siis roosa värv. Sina võid lahti lõigata selle. Kuule, aga ma soovitan siis ikkagi seda vana head saagi. Oh my god, destruction! Vaata kui ilusad, nii mõnusad, ilusad, siuksed rohelised tribud kerge roosaga, tumerohelisega. Väga hea peotoit. Just, sellega on hea lõpetada. Meie hooaeg. Joonas, kui sa jäid oma kätetööga? Väga hästi. Tegime head tööd. Aitäh kõikidele vaatajatele, et te püsisite meiega. See oli Ela hästi saate selle hooaja viimane kokkamine. Järgmises saates saate näha nalja. Püsige meiega, sest et järgmine saade on eetris juba taas esmaspäeva õhtul seniks. Ela hästi, tšau! Tšau!